Wintercamp 2026 talvelaagris osaleb sellel aastal ligi 1000 kaitseväelast ja liitlast, kus harjutatakse külma ilmaga sõjapidamist. Kui suur väljakutse see meeste jaoks on? Ilm on tõesti külm, aga mina ütleks, et see ilm on tegelikult ideaalne just sellise treeningu ja harjutus läbiviimiseks. Et sõduritele on see ühelt poolt väljakutse, aga teiselt poolt on see väga hea võimalus treenida külmades tingimustes sõjapidamist. Mehed on metsas olnud juba eelmise nädala kolmapäevast saati. Ma ütleks, et tegelikult juba esimeste päevadega on üksused ära harjunud selle ilmaga ja praegusel hetkel me lihtsalt lähme ühes hoos kuni õppuse lõpuni edasi. Et ma arvan, et meil hetkel sellega probleemi ei ole, et pigem see ilm on just selline mõnus kaasteeline, et just sellist harjutust läbi viia. No kui me kirjeldame nii-öelda televaatajale praegusel hetkel, kes istub kodus soojas toas, kus on 21 kraadi sooja, kuidas need mehed ööbivad, et ega see vist ei ole ka nii, et ega nad kuskile nii-öelda sooja tuppa vahepeal ei saagi? Meeste ööbimine on tegelikult sõltub väga palju meeste enda ettevalmistustest. Et üks asi on varustus, mis meil olemas on, ja teine asi on need rutiinid, mida need mehed tegema peavad, ehk siis näiteks toitumine, magamine, puhkamine. Ja kui see kõik kokku panna, siis ööbimine külmades tingimustes on kõigile jõukohane. Sellist talvelaagrit, kus temperatuurid öösiti langevad ikka korralikult alla -20 kraadi, kiidavad ka liitlased. Exercise Winter Camp is a continuation of our training here in Estonia, and it's taking everything we've learnt from our time with the Estonian Army and practicing it in the cold weather. As I understand, the coldest weather for 25 years here in Estonia, so it's proving to be a really good test for British soldiers. We had a lot of feedback because it's France is deployed here since 2017, I think so. So we had a lot of feedbacks about the weather considerations, and we know it's tough, and we went prepared for it when we deployed here in November. Kuivõrd tähtis selliseid õppuseid pidada on ja mida siis selle käigus kõige rohkem õpitakse? Need on väga tähtsad, et me kindlasti treenime seda sõjapidamist külmades tingimustes, aga just oluline ka siinkohal individuaalne ja ka üksuse sisene hakkama saamine, et me saavutame selle kindluse, et me oleme võimelised tegutsema lisaks soojadel tingimustega väga külmades tingimustes. Ja ma usun, et sellest õppust lähtuvalt, kui see läbi on, üksusülemad kui ka sõdurid ise mõistavad, et see on oluline ja me saame hakkama. They are definitely challenging. We had minus 27 degrees the other night. The soldiers get a bit cold, but we've now got the training from having been in the country for 5 months now. We continue to train the specialist skills required to survive in cold weather, and they're now putting them into practice. So the guys are actually enjoying it. It's a different environment to the UK, so we're getting to experience the real Estonia through the winter. Kas ja kui palju siis nii-öelda kadu on nende õppuste jooksul? Kas juhtub ka midagi, et ma ei tea, külm võtab varbad ära, näpud kellegil? See ilm on selline täpselt, et kindlasti eks üksikud haigestumisi tuleb ja võimalik ka vigastusi. Aga see kuulub õppuse juurde, et me üritame alati tagada võimaliku maksimaalse ohutuse, aga kuna õppus on pikk olnud, eks neid väiksemaid äralangemisi on, aga me saame tegelikult hakkama ja meie õppuse eesmärgid saavad täidetud.